Hei, Simone Aspireest siinpool ja vau, ongi 1 aasta tehtud ja jälle esimene kuupäev meie ees. Me tiimiga soovime sulle kõige imelisemat uut aastat, kus sa veel rohkem teadlikumalt iseennast valid ja endasse investeerid ja eelkõige ainult selleks, et sa seda päriselt ise tahad teha. Ja meie oleme ka tiimiga pannud oma uue aasta eesmärgid paika. Uuel aastal me tahame tuua sinuni veel rohkem liikumist, seda siis ka virtuaalselt või ürituste näol, näitab aeg. Ja veel rohkem lihtsaid ja häid maitseid, mida sa saad endale ja oma lähedastele pakkuda ning lihtsalt veel rohkem inspiratsiooni ja motivatsiooni ja seda tuge, mida meil kõikidel on vaja, kui me igapäevaselt liigume oma unistuste poole. Ja just sellest soovist sündis selline uus, väga eriline projekt, millest ma hakkan kohe rääkima. Sellel aastal me alustame inspiratsiooni projektiga, kus 3 naist, Karin, Pia ja Kerli võtavad eluohjad teadlikult enda kätte ja astuvad terve aasta jooksul väikseid samme ise enda suunas, toetudes siis Aspiree platvormile. Ja see ei ole fitness-projekt, see ei ole uus mina väljakutse, vaid see on päris elu. Igal nädalal ilmub meie YouTube'i uus vlog, kus sa näed nende naiste päris elu, päris argipäeva, rõõme, väikseid võite, kaotusi, madalpunkte, mõtteid ja kasvu. Täpselt nii, nagu me kõik omaette ju ka oma eesmärke püüame. Ja sa võid võtta neid kui oma virtuaalseid kaaslasi, sest koos on ju tõesti lihtsam. Aga kes need naised on? Haaran arvuti ja kohe räägime. Esmalt on meil Karin. Karin on 27-aastane noor naine ja värske esmakordne ema. Tema elu on hetkel mitmekesine ja tempokas. Emadus, liikumine, kodu, unistused ja uue elurütmi leidmine. Ja 2026 saab olema tema jaoks sündmusterohke aasta ning ta jagab ausalt, kuidas leida tasakaalu iseenda ja kõige muu vahel. Muideks, sellel aastal on ka pulma planeerimine seal sees, nii et ülipõnev vaatamine tuleb. Ja teiseks on meil Pia. Pia on 30-aastane elava loomuga naine, kelle elufilosoofia on elada elu maksimaalselt ja südamega. Tema teekond on viinud läbi sügavuste ja tippude ning just sealt on sündinud selgus, et elu algab väljaspool mugavustsooni. Tema jaoks ei ole eesmärgid ja punktid, vaid suund. Olla terve, õnnelik, kohal ja avatud kõigele, mis elu pakub. Muideks on ta samamoodi ka boksi entusiast nagu mina, nii et väga huvitavad videod on teil. Ja 3. on meil Kerli, kes on rõõmsameelne siiras unistaja, kelle jaoks on oluline tasakaal, rahu ja liikumine. Jõusaal, värske õhk ja toidu tegemine on osa tema igapäevast. Muideks TikTokist leiab erinevaid mõnusaid retsepte, mida ta jagab kõikidega. Ning uuel aastal on tema fookuses rohkem aega iseendale, piiride seadmine, keha kuulamine ja ammu ootel unistuste elluviimine. Ja sa võib-olla märkad, et ka Kerlil on väga hea hääl. Mida see tähendab? Aeg näitab. Aga jaa, 3 erinevat naist, 3 erinevat teekonda, aga üks ühine otsus, panna ennast teadlikult esikohale. Aga miks seda siis üldse vaadata? Sest et see projekt ei ürita õpetada, kuidas õigesti elada, kuidas saavutada mingit vormi, kuidas oma elu unistusi täide viia. See näitab, kuidas inimesed päriselt elavad. Ja kui sa oled kunagi tundnud, et tahaksid midagi muuta, aga ei tea, kus alustada, see ehk piisab sellest, et keegi liigub sinuga koos. Keegi on sarnasel teekonnal, nagu sina ise oled. Meie igastahes oleme väga elevil, et üheskoos neid oma unistusi hakata püüdma. Ja me oleme juba väga elevil, et aasta lõpus kõiki oma väikseid võite tähistada. Aitäh, et sa oled meiega olnud ja näeme juba järgmisel korral.